Hei, hei, hei! Kaasaegne äge naine. Täna ma olen hästi särav. Natuke sellepärast, et slaidid said hästi säravad. Sellised kuldsed, mustad, powerful. Seega, täna räägin sellest, et mis asi on 75 hard väljakutse. Et mis imeloom see on? Annika, mida sa jagad viimased 1,5 nädalat oma storides, oma lugudes, et täna vaatamegi, mis see on. Ja kui sa vaatad laivis, Facebooki kommentaarid töötavad hästi. Zoomi linki siin ei ole. Nii et mul on kommentaaride sektsioon siin samas kõrval ja proovin seda igal juhul jälgida, et kui sa midagi tahad lisada, siis tere öelda, tulla vaatama, siis igal juhul anna märku ja teada. Aga mis me siin ikka? Esmaspäev on, meil on terve äge nädal ees, nii et hakkame aga minema. 75 hard. Ehk siis 75 raske väljakutse. Ja selle kohta ma tahaks öelda, et sa absoluutselt, ma võtan siit ja loen ühe, mida Andy Frisella, ma natukene räägin hiljem temast ka, on selle väljakutse kohta kirjutanud. Et kuidas võtta oma elu 75 päevaga päriselt enda kätte. Ja täna me räägime sellest, et mis asi on see väljakutse. Ma jagan sinuga enda lugu ja natukene, kuidas ma seda väljakutset ise läbin ja annan sulle infot, et kus sina saad selle väljakutse kohta rohkem teada. Igal juhul seda on siis Andy öelnud, et pole midagi hullemat kui elada autopiloodil, nagu istuksid oma elu kõrvalistmel. Ja teate, ma rääkisin seda sama juttu ilma, et ma oleks enne üldse Andist midagi teadnud. Ärkad, lähed tööle, veered päevast päeva ilma suuna ja sihita. Tuled koju, kerid sama sarju edasi, lähed magama ja homme algab kõik uuesti. Nädalad sulavad kokku, elad vaid nädalavahetuse nimel. Aga lõpuks pole ka sellel enam tähendust. Sa näed, kuidas teised liiguvad edasi ja hakkad küsima, mis neil on, mida minul ei ole. Kahtlused närivad. Mõtted peksavad peas iga päev, kuni tunned, et lõpuks oled lõksus. Vaimsest raskusest see, mis siin peas on, füüsiline raskus. Sõna otseses mõttes saab sellest vaimsest raskusest füüsiline raskus. Sa liigud vähem, sest milleks üldse? Proovid üht programmi teise järel, aga need on vaid ajutised plaastrid. Varsti oled tagasi alguses. Iga ebaõnn võtab killu lootust. Nii, proovin vaadata, et vahepeal kommentaare tuleks, et ilusasti kommentaari akenga siin samas oleks olemas. Aga siis oli 2020
2004 olime abikaasaga Budvas, Montenegros. See oli selline viimase hetke reis, et üks laste vanaematest ütles, et hei, ta saab lapsi hoida ja me sõna otseses mõttes vaatasime viimase hetke pileteid, kuhu me saame lennata, et minna ja olla nädalake ilma lasteta kahekesi, sest sellest oli tükk aega möödas, kui me seda viimati teha saime. Ja siis meil oli see kahekesi reis, väga ilus suvi oli, kuum. Me liikusime palju jala, käisime palju ujumas, aga samas oli ka kuum ja me tegime palju peatusi. Ja see iga peatus tähendas alati kas mingit veiniklaasi või siis külma õlut. Ja siis loomulikult kõik toit ja näksimine. Ja see oli minu elu üks selliseid madalamaid hetki üldse. Kui seda graafikut vaadata, siis see on minu kaal sealt 2007. aastast, et kuidas ta üles-alla on käinud. Esimene tipp, mu esimene rasedus. Teine tipp, mu teine rasedus. Kolmas tipp, mu kolmas sünnitus. Ja siin vahepeal oli üks katkenud rasedus, siin oli vahepeal veel üks katkenud rasedus. Ja nüüd ei olnud rasedust ega mitte midagi, aga ma kaalusin sama palju kui kõigi oma 3 lapse sünnitama minnes. See oli reis, kus ma vaatasin oma mobiiltelefoni fotode nagu albumit, kus olid nagu need pildid ja mõni üksik pilt veel, kus me nagu abikaasaga koos olime. Kus, kui ma tavaliselt reisil käin, siis ma hea meelega annan talle telefoni, et hei, tee must pilti. Et ma ju ka olen siin. Ma olen siin, eks ju, emmed ja mured. Emmed teevad alati pilte, aga unustavad ise pildi peal olla. Sest ma lihtsalt tundsin ennast nii suurena. Ja ükskõik enesearmastus või iganes. Aga see oli see koht, kus ma tundsin, et nii ei saa ju. Ja kuigi oli puhkus ja tore, siis ikka ma tundsin sellist nagu tobedat väsimust. Kogu aeg, nagu ju magad, lapsi pole, keegi sind hommikuti üles ei aja. Ja ma ei tahtnud ujumisriietes olla. Ja kõike seda veel. Ja reisi lõpuks ma olin nagu täiesti seal maal, kus ma sain aru, et midagi peab muutuma. Ja viimasel hommikul, reisi viimasel hommikul, tegelikult juba eelmisel õhtul, ma ütlesin, et ma enam alkoholi ei joo. Ma polnud absoluutselt kindel, kas see mingisugune otsus, mõte, lihtsalt tuli see, et ei, ma enam alkoholi ei joo. Ja see ei olnud nagu mingi põhimõtteline, vaid siis oli lihtsalt, et mida ma täna, nüüd ja kohe kontrollida saan. Ma ei teadnud suurt midagi toitumisest või oma arust me ju liikusime hästi palju, aga see oli see üks asi, üks faktor, mida ma saan kontrollida täna ja nüüd. Ja ma ütlesin, et ma enam alkoholi ei joo. Me jõudsime Eestisse tagasi, läksime ka Tallinnas välja, Tallinna vanalinnas. Ja siis mina tellin vett sidruniga. Ja nii oligi. Juulis olime reisil, augusti alguses tuleme tagasi. Ja septembris oli mu sünnipäev. 11. september on mu sünnipäev. Ja ma panin endale selleks päevaks esimese kohtumise jõusaali treeneriga. Midagi peab muutuma, midagi peab saama teistmoodi teha.
ja niimoodi ma hakkasin vaikselt jõusaalis käima. 6 aega hiljem leidsin ühe välismaa coach'i, keda ma siis jälgima hakkasin, kes rääkis kogu aeg, et päevas võiks ikkagi 12 kuni 15 000 sammu kõndida. 10 000 on liiga vähe. Ja võtsin eesmärgiks igapäevaselt ka 12 plus 1000 sammu kõndida. Ja oktoobrist hakkasin ka rohkem kõndimas käima. Aga need olid sellised väikesed füüsilised asjad, et liikumine on number 1 depressiooni, ärevuse ravim, stressiga. Sest ma teadsin, et see oli ka see aeg, kus tegelikult ma teadsin, et ma tulen juba oma palgatöölt ära. 31. oktoober 2024 oli mu viimane tööpäev. Aga mul ei olnud ettevõtluses mentorit ja see on see periood minu elus, kus ma teadsin, et mul on aega, mul on tahtmist ettevõtlusega tegeleda. Aga ma ei suutnud ettevõtlusega tegeleda enne, kui ma olin tegelenud sellega, et ma olin hakanud ka päriselt, füüsiliselt midagi oma elus muutma. Ja oktoobris osalesin ka esimesel NLP kursusel, siis osalejana. NLP on neurolingvistiline programmeerimine, mis räägib seda, kuidas me saame mõjutadagi seda, mis meil siin 2 kõrva vahel toimub. Ja ma sain aru, et üks asi on see, et minu enda peal seda rakendada ja katsetada, aga teine asi on see, et ma tahan ise õppida seda. Ja see 2024 on olnud selline murranguline hetk. Ja täna ma veel ei ole siin oma sünnituseelsetes kaaludes tagasi, aga ma olen teel sinna. Ma tean seda, et see on lihtsalt vältimatu, et kui ma jätkan seda kurssi ja rada, mis ma niikuinii praegu juba olen valinud, see on paratamatu. Ja 2025 oligi selline, tuli ka toitumine juurde ja ka see, et mina kui terviklik, et ei ole lihtsalt see, et me hullult jälgime mingit programmi, teeme hullult palju trenni ja siis hakkavad tulemused tulema. Aga igastahes, ma olin juba teel. Miks siis selline 75 hard väljakutse? Sest 9 päeva tagasi, siis mitte eelmine, vaid üle-eelmine nädalavahetus olin ma oma algkoolist alates tuttavate sõbrannadega veetmas nädalavahetust Pärnus, mis hõlmas taaskord hästi palju head sööki, vees ligunemist ja minu jaoks endiselt see on 1,5 aastat ilma alkoholita. Aga ma olin sinna kaasa pakkinud raamatu, eks ju, The Book of Mental Toughness, mis seal pildi peal on Andy Frisella kirjutatud. Ja ma lugesin seda vabadel hetkedel lihtsalt sellepärast, et teada saada, mis asi see 75 hard väljakutse on. Kuigi ma olin juba ühte mingit podcasti osa kuulnud ja ise teinud sellest podcasti, et hei, täiega alustaks 9. märtsil, kutsuks teisi naisi kampa. Ja see oli see hetk, kus ma sain aru, et pole paremat aega kui nüüd ja praegu. Ja ma mõtlesin nendele 75 haarde ülesannetele. Ja ma mõtlesin, et ma ju teen nii palju neist, et ma liigun, ma ju joon vett, ma räägin nendest ka lähemalt, et ma juba teen nii palju erinevaid asju, et kas ma suudan? Sest see väljakutse on hard põhjusega, hard, raske. Ja ma sain aru, et ma olen väga palju mingeid väikeseid samme nagu teinud, aga ma ei liigu ikkagi nii kiiresti, kui ma tahan. Ja nüüd tänu sellele väljakutsele on mul lihtsalt olemas üks konkreetne struktuur, mida jälgida. Ja see hääleke,
üks häälke siis hakkas rääkima mula peal, et okei, sa oled siin puhkamas. Sa tahad alustada puhkuse päeval nagu, et alusta esmaspäeval. Miks nüüd pühapäeval? Siis mõtlesin, et pole paremat aega kui nüüd. Siis mu järgmine häälek oli, et sul tuleb kohe esmaspäeval esimene väljakutse, et kodus rutiinselt olles on sul kõik nii, on enam-vähem lihtne, aga nüüd sa lähed välja. Sa lähed 4-tunnisele vaikoodimise koolitusele. Mis sinu lõunaga saab? Mis sinu veejoomisega saab? Ja siis mul oli nagu, et aga ma võtan siis lõuna kaasa. Siis mul oli järgmine häälek, et koolivaheaja reis tuleb. Et kas ma siis ei söö magusat või kuidas ma seal laste kõrval tundmatus keskkonnas oma trennid täis tein ja nii edasi. Ja see oli see koht, kus ma lasin oma bitch voice ja boss voice'il öelda mulle, et stop, Annika. See väljakutse kannab nime põhjusega raske. Sest see peabki raske olema. See on vaimse võimekuse väljakutse. Ja ma hakkasin mõtlema, et issand, kui äge. Mul on kõik need uued, põnevad väljakutsed ees, kus ma saan enda vaimset võimekust veelgi rohkem proovile panna ja testida. Ja mul oli ainult üks mõte. Let's go! Ja see raamat algab lausega. Sina ise oled sõna otseses mõttes vastutav selle ees, kus sa oma elus praegu oled. Kui su ettevõtlusele see ei lähe nii hästi, nagu sa tahad, kui sinu kaalunumber, peegelpilt ei ole sellised, nagu sina tahad, siis ainuke inimene, kes vastutav on sina ise. Koputan sulle sinna ekraanile. Kop. Kes kodus on? Sina ise. Ja kõige naljakam ongi see, et tegelikult see struktuur ja nende tegevuste jälgimine, ma ausalt arvan, et mu abikaasa veel ei tea, et ma seda väljakutset nagu jälgin. Ma ei ole talle öelnud, et ma mingit väljakutset jälgin ja ma lihtsalt teen neid asju, mis ma teen, mis mul seal kavas on. Ja ta teab vahepeal, et ma vahepeal teen mingeid asju intensiivselt, aga lihtsalt. Ma juba tegin mingeid asju. See oli nagu ettevalmistus. See 1,5 aastat oli ettevalmistus selleks, et ma täna jõuaks siia. Et ma 9 päeva tagasi lihtsalt ütlen iseendale jah ja ütlen hakka pihta. Aga kes on siis väljakutse looja? On Andy Frisella. Veel ütlen, see väljakutse on täiesti tasuta. Lihtsalt hakka pihta. Sa ei pea kuhugi ennast kirja panema, sa ei pea kellelgi midagi ostma. Kui sa tahad seda läbi teha, siis sa tee see lihtsalt läbi. Ta on USAs ühe ravimi toidulisandi firma, selline asutaja. Tal on omal mitu podcasti ja tal on väga keeruline nagu elu olnud, et tal see toidulisandite müügiettevõte ei läinud üldse käima, üldse kogu see protsess seal, kui palju, ma ei tea, 18 aastat või midagi, kui palju ta nagu tegi, ei andnud alla ja siis ühel hetkel tema elus oli see, kus teda rünnati ja noaga lõigati tema nägu lõhki ja see oli temal elus nagu selline täiesti allakäigu spiraali nagu selline esimene aste, kus ta eemaldus inimestest ja tundis ennast nagu veidi koletisena, et kes tahab sellist inimest näha ja vaadata. Siin pildi peal natuke näha seda tema ühte harmi, aga tal siin oli nägu olnud väga-väga katki. Ja USAs oli ühel aastal selline asi, et üks triatleet tegi sellise asja, et ta läbis 50 päevaga 50 osariigis iga päev ühe täispika triatloni. Kes on triatlonit läbinud, teab seda, et selle
ühekordne läbimine on juba täiesti hull. Mina täispikka ei ole teinud. Ma olen teinud väiksemaid triatlone, kui ma natukene noorena hullu panin. Aga päris hull on. Nii, Luter, kõik vaatavad sind ja kuulavad sind. Kas sa tahad ikka minna teisse tuppa? Panen multit. Ahaa. Kuule, mine. Lähe. Aga siis ole vaikselt. Nii. Ja ta mõtleski see, et vaimse tugevuse kasvatamine tehes raskeid asju. Panen ukse kinni. Laivide tegemise võlu. Kõike võib juhtuda. Ja siis, kuidas see 75 haardus sündis, oligi see, et Andy ja tema sõber tegid kihlveo, et 75 päevaga paremasse vormi. Sest ta oli oma elus sellises kohas, kus ma ütlesin, vaimne raskus muutub sõna otseses mõttes füüsiliseks raskuseks. Ja see, kus te nägite minu kaalu seal üles-alla liikumas, see oli ka puhtalt, ma ütleksin ka tohutu vaimne raskus, et töö, mida ma ei armastanud, ei nautinud, mingid teemad, mida ma ei armastanud ja nautinud, nagu selline vaimne raskus. Ja eesmärk 75 päevaga on lihtsalt paremasse vormi saada. That's it, eks ju. Täielik pühendamine ja mingisugune vaimne tegevus. Ja tänu sellele, et ta ühe korra selle lihtsalt läbi tegi, on tänaseks saanud sellest selline globaalne liikumine distsipliini ja vastupidavuse kasvatamiseks. Ja mitte ühtegi sõna ei ole siin sellisest fitness või kaalulangetuse väljakutsest. Palun, 75 haard ei ole seda. See on vaimse tugevuse väljakutse. Ja mis siis on need 75 haard põhimõtted? Seal on sellised 5 suurt põhimõtted. Ja number 1 on see, et 2 treeningut päevas. Jah, sa kuulsid õigesti. 2 treeningut päevas. Ja kumbki neist peaks olema 45 minutit pikk. Mitte 43, mitte 44, aga vähemalt 45 minutit pikk. Ja võib pikem olla, pole üldse probleemi, aga see on siis miinimum. Ja 1 neist siis tegevustest peab olema õues. Ja siis veel huvitav fakt on ka see, et nende vahe peab olema 3 tundi. Et kui ma varem armastasin niimoodi, et ma teen näiteks pika jalutuskäigu ja siis lähen sealt jõusaali või vastupidi, et teen jõusaali trenni ära, teen pika jalutuskäigu, et seda aega kuidagi kompaktsemalt kasutada, siis täna ma olen seal kohas, kus ma olen 9 päeva jooksul pidanud mõtlema, et kuidas ma oma aega paremini planeerin. Ja mis asi on siis treening? Treening võib olla ükskõik mis asi. See võib olla jalutuskäik, see võib olla jooksmine, see võib olla hüppamine, lihtsalt midagi, mida sa teed füüsiliselt. Et selle koha pealt ei ole mingit kriteeriumit ette pandud, et milline see väljakutse, see treeningu olema peab. Ja miks õues? Sellepärast, et see on vaimse vastupidavuse väljakutse. Ja kui lihtne on see, et meil see häälekisen õla peal ütleb, et teem, õues on nii külm, õues on nii pime, õues sajab vihma. Ehk siis, kui ei ole ühtegi põhjust, miks sa tegelikult päriselt õue ei saa minna, siis mine õue. Et see treenib ka nagu sinu vaimset võimekust. Ja mul on nii hea nagu näide selle koha pealt, et kui ma ikkagi 2025 talvel, issand kui märg ja plögane ja lörtsine ja see talv oli, kuidas ma tundsin, et ma ei taha õues käia. Ma tellisin endale Amazonist veel käimist lindi ja kuidas ma tundsin, et ma ei taha kodust käia, sest see on nagu nii nüri lihtsalt toas käia. Ja mul on tõstetav laud, et ma panen siia alla. No väga harva kasutan. Mulle meeldib samamoodi käia nüüd õues, aga 2025 talvel ei meeldinud
vaimne südikus, vaimne vastupidavus. Sa teed neid asju, mis sulle ei meeldi. Sellest hoolimata, kas see sulle meeldib või ei meeldi. Siis 1 gallon vett päevas. 1 gallon, siis Eesti numbritesse tõlkides, liitritesse tõlkides on 3,8 liitrit vett päevas. Ja sa võid öelda, et issand, kas see on nagu tervisele hea või mitte. Minu kogemus 9 päeva jooksul on see, et ma olen kuidagi ärksam. Mis puudutab, pärast ma räägin siin toitumist, siis see, et ma joon nii palju vett, võib-olla aitab mul ka toitumist paremini jälgida selle programmi juures. Ja, vabandust, mu käed on valge värviga koos. Ja see lihtsalt 3,8 liitrit on päris suur number, et sa pead võtma selle vastutuse, et ma päeva jooksul planeerin ära, kuidas ma seda vett joon. See ei ole nii, et ma enne magama minekut saan aru, mul on liiter vett joomata, ma joon 2 liitrit vett on joomata, ma joon korraga ära, vaid sa pead ikkagi planeerima. Sa pead planeerima. Siis on hästi oluline, et sa iga päev endast teed siis progressi pildi, ühe selfie. Ja ideaalis on see, et mida rohkem nahka selle pildi peal näha on, eks ju, seda rohkem sa näed seda progressi. Üldiselt ma olen seda meelt, et 39-aastased naised ei pea oma poolalasti pilte internetti panema, kui nad just ei taha. Ehk siis alguses ma tegin ikkagi niimoodi, et mul oli nagu trenniriided seljas ja siis ma sain aru, et okei, see on ju mulle endale ja siis ma ikkagi teen niimoodi, et mul on spordi rinnahoidja ja siis aluspüksid ja siis ma teen niimoodi pilte. Nii, nüüd te siis teate, mida mu telefonist leida võib. Aga see tundub, et, nagu et kõige lihtsamatest harjutustest, mis asja, et siis iga päev üks selfie teha. Aga just need kõige lihtsamad asjad on see koht, kus selle vaimse vastupidavuse edukus või mitte edukus seisneb detailides, pisikestes asjades ja tehes pisikesi asju järjepidevalt ja õigesti. Siis lugemine. Vau! Ma lugesin küll, aga lugemise siis miinimumnõue on 10 lehekülge, mitte ilukirjandust päevas. Et see peab olema seotud siis enesearenguga, ettevõtte kasvatamisega, mingite selliste teemadega. Ja ma mul lihtsalt oli see raamat, eks see pooleni, et ma loen selle läbi. Ja ma olen see, kes loeb mitut raamatut korraga ja väga harva loeb neid lõpuni. Ja see ei olnud minu jaoks üldse probleem. Ma ei pidanud sellega tegelema. Sa tegeled probleemidega siis, kui need on sinu jaoks probleemid. Aga selle väljakutse jooksul ma treenin oma vaimset võimekust. See tähendab seda, et ma ei saa hüpata ühest raamatust teise ja siis veel 3. kui mul ei ole üks läbi loetud. Sest kes teab, võib-olla need kõige paremad õppetunnid on seal raamatu lõpus. Mida see mulle andis on see, et mul on selline sisemine hasart, et ma pean selle raamatu läbi lugema, sest ma tahan juba seda järgmist lugema hakata. Ja ma olen 9 päeva jooksul lugenud rohkem, kui ma ei tea. Seda koguse mõttes ma ei saa niimoodi võrrelda, eks ju. Aga ma olen lugenud rohkem. Ma arvan, et see 75 päeva on, eks ju, 10 nädalat ja 5 päeva või midagi sellist. Ma võin nädalas 1 raamatu lugeda, kui ma selles tempos jätkan, õigesti planeerides. Mis ma veel olen märganud, on see, et kui ma varem ikkagi nagu veidi doomscrollisin, ehk siis mõttetult võtsin selle seadme ja siis siin scrollisin, siis ma täna selle sisemise tõuke najal enistan võtta raamatu. Ja isegi kui mul, ma tean, et 10-15 minutit pausi, siis ma
saan raamatut lugeda. Siis väga-väga oluline on see, et sa valid endale nii-öelda ühe siis dieedi või toitumiskava või toitumispõhimõtted, mida sa hakkad jälgima 75 päeva järjest, kus ei tohi sul olla mitte ühtegi seda nagu neid cheat meals'e, nagu petusööke ja alkoholi ka ei tohi selle väljakutse jooksul olla. Ja siis sa mõtled, et issand Annika, et päriselt või? Et kui ma tavaliselt mingit toitumiskava jälgin, siis seal on ikkagi ju sees, et mingi osa toidust võib ju olla, et ma luban endale neid häid asju. Tuleme tagasi selle väljakutse eesmärgi juurde. Vaimse vastupidavuse väljakutse. See peabki raske olema. Ja tõesti, 9 päeva ilma suhkruta, ilma näksimiseta. Üks õhtu ostsin lastele vastlakukleid. Ja siis vaatasin rahulikult, kuidas lapsed sõid vastlakuklit. Ja teate, ma armastan vastlakukleid, eks ju. ja siis ma treenin oma vaimset vastupidavust. Mul on hea meel, et teile maitseb. Ja nii ongi. Ja miks need 5 asja on nii olulised, sest kui sa 1 päeva paned mööda ühegi neist asjadest, siis see tähendab seda, et sa alustad päevast number 1. Mitte mingit läbiräägitavust siin ei ole. Kõik need 5 reeglit, või isegi nagu see veel 6, et ilma patusööke ja alkoholita, peavad olema jälgitud igapäevaselt, järjest. Üks viga, alustad väljakutset uuesti. Ja oi, kui paljud inimesed, eks ju, kuna see on globaalne liikumine, alustavad selle väljakutsega ja siis ikkagi mingil hetkel jäävad pooleni. Ja just tahtsin mõtleda, kas ma leian selle, siin raamatus on lihtsalt, et päevade kaupa, et mida sa siis läbi teed. Aga miks siis on ikkagi jube raske ja keeruline, aga miks siis võtta ette see 75 raske väljakutse? Number 1 ongi sinu vaimne tervis näiteks, et enda eest hoolitsemine on number 1 võitlus ka depressiooni, ärevuse, stressi vastu. Sa hakkad ennast liigutama. Enesedistsipliin. Miks ma kuulen kogu aeg, jah, Annika, ma tean, mida ma tegema pean, aga ma justkui ei tee ikkagi. Sest sa ei usalda iseendale antud lubadusi enam. Sul on mingisugune muster ja harjumus, et kui ma endale midagi luban ja siis äkki ma ei pea oma lubadusest kinni, siis ma ei julge endale ka suuremaid lubadusi anda. Et see on ülim 75-päevane väljakutse, kuidas seda enesedistsipliini ja järjekindlust proovile panna. See ei ole fitness väljakutse, aga olgem ausad, kui sa teed 75 päeva järjest 2 korda päevas mingisugust füüsilist tegevust, siis see mõjub ka sinu kehale. Ja minu tark Kaal ütleb minule ilusasti losing fat. Ja kui sa vaatate, just kui ma tegin visioonitahvli töötuba, siis ma tegin endale sellise visioonitahvlikese, nüüd ei mäleta, mis see kuupäev seal oli, aga mingiks suve kuupäevaks on mu keha rasvaprotsent X. Ja mul polnud õrna aimugi varem, mis minu ellu tuleb. Ma lihtsalt seadsin eesmärgi ja täna mul on see, et kas ma kvantumhüppan? Kas ma jõuan oma tulemusteni eesmärkidele nagu kergelt, lihtsalt ja kiiremini? Ei tea, aga see ei ole eesmärk, aga see on väike boonus, mis võib sellega kaasneda, kui sa seda teed. Et ja sinu keha lihtsalt muutub. Ja loomulikult, kui sa ka toitumist jälgid. Et ei ole ainult liikumine, need peavad koos käima, eks ju. Ja milline sinu see iseloomu, vastupidavuse, vaimse tugevuse areng?
tugevama sina loomine. Kui sa saad hakkama kõigi nende väljakutsetega, millega sa kõik veel oma elus hakkama võiksid saada, kui sa ise enda tee pealt eest ära tuleksid. Ja isegi kui sa jõuad näiteks 20. päevani, siin on üks näide. Saad aru midagi oma piiride kohta. Õpid enda kohta midagi. Ei faili. Lihtsalt saad midagi enda kohta teada. Ja lähed tagasi algusesse. Mina ei tea. Mul pole õrna aimugi, kas ma suudan 75 päeva vastu pidada, kas see reis, kas kõik need asjaolud tulevad. Mul täna hommikul juba, issand, kui lihtne on väljakutset teha, kui sa oled puhanud ja väsinud. Aga eile õhtul mul ei tundu und. Jään kuidagi halvasti magama. Sest ma istusin arvutis enne magaminekut, mida ma tavaliselt nii palju ei tee. Ja siis oli kohe see, et olin siin valguse käes olnud, eks ju. Ja ei tule und. Ja hommikul äratuskell heliseb ja ma tunnen, et ma ei taha. Ja siis on see märka ja tegutse vastupanust hoolimata. Ehk siis, kuidas mina siis reaalselt seda teen? See on siis minu päev 1. 9 päeva tagasi Tervis Spa spordiklubis tehtud pilt, kus ma siis olin esimesel päeval. Mis on olemas? 75 haarete väljakutsel on oma mobiiliäpp. See on tasuline. Ei pea kõik asjad tasuta olema, aga see on suhteliselt, kas see oli mingi 5,99 või midagi sellist dollarit, eurot. Ilmselt minu App Store näitas ikkagi eurodes kuu kohta. Et sa maksad selle mobiiliäpi eest. Tere. Tšau, mul läheb veel aega. Mina tegin seda häält. Siis, ja muidugi see on ka, et selleks, et sa oma elus päriselt saaksid mingisuguseid muutusi näha, see valmisolek iseendasse investeerida on nagu nii oluline. Me võime kogu aeg mõelda, et ma võtan nagu tasuta asju, järgmist tasuta asja, aga siis ei tulegi muutust. Hea näide on mingi, Eestis meil nii palju ei ole võimalik teha, aga ma tean, et ma peaksin jõusaali minema. Ma tean. Ja siis sa vaatad, et sellel jõusaalis on mingi tasuta periood. 7 päeva tasuta, tule, vaata. Sa paned ennast kirja, käid seal 7 päeva ära, vaatad mingeid asju ja siis, kui see on aeg on rääkida lepingust ja sellest, et kas sa jääd siia püsivamalt, siis sa pigem hiilid sealt tagauksest välja ja lähed otsid järgmise tasuta koha. Ja siis sa käid niimoodi, hüppad tasuta asjale ja mingit päris muutust ei tule. Siis on mingi hulk inimesi, kes teavad, et jah, mul on vaja nagu hakata jõusaalis käima või mingi trennis käima, aga ma ei tea, kas see klubi on mulle. Aga ma siis ikkagi vaatan. Katsetan selle tasuta asja ära ja siis vaatan. Otsustan kas mitte või siis jah. Aga ikkagi, nii on. Ja siis on 3. grupp inimesi, kes ütlevad, jah, ma hakkan nüüd jõusaalis käima. Valid klubi välja. Lähed kohale. Teil on 7 päeva tasuta periood. Väga tore, et ma olen juba valmis liituma, aga kui te seda pakute, ja siis nad kasutavad seda 7 päevat tõesti klubiga tutvuda, treeneritega rääkida ja 7 päeva möödudes muidugi ma panen lepingu, teeme lepingu ära. Ma olen valmis muutuma, ma olen valmis pühendama, ma olen valmis oma raha mängu panema. Ehk siis see 6 eurot mobiiliäpp 6. Siis ma ärkan hommikul üles, ma tulen kohe tagasi. Kui ennem oli mu äratus kell 7:20, et ma ärkan 10 minutit enne lapsi, ma olen lapsetajana üles 7:30, siis eelmisel nädalal mul oli 2 äratust. See oli esimene väljakutse nädal, ma ju ei teadnud, kas ma saan ennast usaldada, panin esimesel äratu iga päev 6:15 ja siis mul oli see teine äratus 7:20 ikka seal olemas.
sellest nädalast alates ma kustutasin selle 7:20 äratuse ära. See ei ole enam optsioon. Minu uus standard on see, et mu äratuskell tiriseb 6:15 tööpäevadel. Nädalavahetusel ma olen veidi flexible. Kuigi vaimse südikuse koha pealt ma tean, et see on juba järgmine level. I can do better, I can do hard things. Aga praegu on esmaspäevast reedeni 6:15, ärkan ülesse, lähen kaalun ennast, mulle väga meeldib, mulle meeldivad numbrid, mulle meeldib data, mulle meeldib graafikud ja kui te öeldate, et jah, kaalu 1 kord nädalas, kaalu 1 korda kuus, mulle meeldib. Ja mis on hullult hea, kuna ma jälgin väga rangelt ju seda toitumist ja kõike muud, siis nii hästi on nagu, ma ei ole kunagi nagu teadlikult mõelnud selle peale, et kui ma liiga soolast asja söön või liiga rasvast asja söön, et kuidas mu keha ka hoiab vett või kuidas, missuguses tsüklifaasis ma olen, et kuidas siis mu kehakaal muutub. Ja see on nii okei. Ei ole ka niimoodi, vaid on niimoodi. Ja see on okei. Aga mulle meeldivad need numbrid. Ja siis ma teen endast foto kohe hommikul esimese asjana ja siis ma joon ka kohe terve 1 klaasi teevett. Ja lähen ja jalutan hommikuti selle esimese 45 minutit väljas. Kohe see õue tegevus tehtud, 45 minutit sisse pandud. Aga siis mul on juba varasemalt oli see, et varasemalt oligi see, et mu päevane norm on 12 000 sammu. Ja see sai olla nagu paindlikult. Siis täna on see koht, kui mul on ikkagi 2 korda 45 minutit jalutuskäiku õues, siis pluss päevased muud sammud, siis mu sammud on hüppeliselt tõusnud seal 15-17 000 päeva kohta. Kui mul on ikkagi see teine trenn on jõusaalitrenn ja ma ei ole lisanud jõusaalitrenne rohkem juurde, ma teen ikka 3 korda nädalas, siis on see koht, et okei, 45 minutit ma jalutan ära, aga siis kus ma need puudu jäänud sammud saan, on tavaliselt, kas ma siis tõesti seal jõusaalis käin selle käimislindi peal, soojaks ennast 10-30 minutit olenevalt sammude numbrist. Ja nii ma teengi. Iga päev 2 trenni. Easy peasy! Kuidas ma vett tarbin? Mul on üks IKEA, niuke tuhm, ta on nagu selline Villeri ja Boschi klaaside stiilist joogiklaas ja kohe pühapäeval, kui ma sealt Pärnust tagasi jõun, siis ma mõõtsin mõõdukannuga ära, et kui palju läheb sinna vett sisse. Ja sinna läheb, kui sa ikkagi peaaegu ääreni paned, et ta nagu päris üle ääre ei läheks ju, 400 millilitrit vett. Ja siis ma joon filterkannu vett, Tallinna vesi, et ma alati, toa temperatuuril mulle väga meeldib juba niikuinii vett juua. See on ka üks asi, et joo päriselt puhast vett. Kui sa hakkad sinna mingid maitseid ja muid asju leiutama, siis see ei ole see. See peabki olema lihtne ja raske. Ühesõnaga, siis mul on üks paber, kus ma kirjutan päeva, kuupäeva ja siis hakkan kriipsukesi tegema. Mitu klaasi vett on. Mulle meeldib juua klaasist vett. Mulle ei meeldi mingi pudeliga ringi käia või midagi. Olen teinud endal harjumuse, et kui mul mingid kõned asjad on, siis ma iga tunni aja jooksul, kus see paus tuleb, siis ma lähen ja joon klaasi teevett. Ja ikkagi lõunaks on mul juba pool kogust ikkagi joodud. Pärast lõuna on niikuinii kuidagi hästi rohkem liikumises, rohkem kodust ära. Siis mul on üks veepudel, mis on ka 400 millilitrit. Siis ma tean, et okei, ma joon selle pudeli ära. Mitu pudelit ma siis ära joon, et kas ma trennis joon 1 või 2 või ma jälgin ka niimoodi seda 400 millilitrite kaupa, kui palju ma siis päevas neid koguseid teen. Ja siis mul on kriipsukesed, eks ju, nagu see täiesti klassikaline kriips. Et 5 tükki nagu teen, eks ju. Ja igal vabal hetkel, mul ei ole praegu, ma tahaks hirmsasti, et hommikul saaks kõik loetud, vahel lapsed ärkavad ise varem kõike muid asju, et ei ole kohe järjest seda olenevalt raamatust, seda, eks ju, lugesin kiiremini, suurem tekst, suurematel lehel. Praegu käevas olev raamat on natukene nagu, ta ei ole ka midagi hullu, aga ma natukene võib-olla mõnda kohta loen aeglasemalt. Tekst on natukene keerulisem, ta räägib sportlastest, Ameerika
sportlastest, kellest ma vahepeal ei ole midagi kuulnud, siis ma pean mõtlema, mingeid fakte kokku panema, et kellest ta räägib. Ja siis võtab natukene kauem seda lugemine. Aga üldiselt ma olen märganud tõesti nüüd, et kui mul tekib vaba hetk, sellepärast, et ma tahan raamatu läbi lugeda, ma ei võta seda doom-scrollijat. Ma peaaegu ei teagi, mis enam Instagramis toimub, sest ma olen aktiivne siin Facebookis ja siis ma ei jõuagi teistesse kanalitesse. Aga see on äge, sellepärast, et see on kõik minu ju vaimse tervise huvides. Ja siis, mis on siis see toitumiskava, mida ma jälgin, on põhimõtteliselt see, et 3 korda päevas 30–50 grammi valku. Enamasti on see loomne valk, kui aga jah, 30–50 grammi valku. Ja siis sinna juurde jälgin ma seda, et kui ei ole jõusaali päev, siis on seal selline 1 kord päevas on selline õhtul mingisugune süsivesik juures. Trennipäevadel siis 2 korda päevas on seal süsivesik ka juures. Ei ole mingit näksimist, ei ole mingit magusat ja 9. päev. Yes, let's go. Et dieedi koha pealt sa saad valida täpselt selle, mis sa tahad. Mõned, kes seda väljakutset on läbi teinud, nemad soovitavad üldse alusta karnivoorist. Alusta karnivoori dieedist. Ma tundsin, et ma juba nagu seda valgu asja olen jälginud. Las ma siis teen seda nüüd põhjalikumalt, et hästi paljud asjad on minu elus olnud igapäevaselt niikuinii, aga nüüd ma panin nad siis sellesse ühte struktuuri kokku. Nii, aga mis on siis need selle väljakutse nagu sellised raskused ja õppetunnid ongi see, et see on aja kulukas. See võtab aega. 2 korda 45 minutit trenni teha võtab aega. Puhas toitu süüa võtab aega, sa pead ju toitu valmistama, sa ei saa minna külmkapi juurde ja midagi suvelist võtta. See, et ma joon oma vett, üks suur miinus, mis ma tegin, ma ei võtnud praegu vett kaasa, mõtlen, ma oleks mitu klaasitäit juba ära joonud. Et sa peadki planeerima oma aega ja see ongi veidi ajakulukas ja pead olema tähelepanelik. Ja siis see, et see range toitumine. Number 1 asi, miks inimesed arvavad, et ma ei saa oma elu muuta, sest nad ei suuda kontrollida seda, mida nad suhu panevad. Üks minu fitness coachidest ütleb alati seda, et ülesöömine, ülekaal ja kõik see on vaimne probleem. See ei ole sinu geenid, see ei ole sinu keskkond, see on siin peas. Sinu toitumise jälgimine algab siit peast. Ja issand, kuidas ma tahaks uskuda, et issand, mul on halvad geenid või midagi. Seoses selle ülekaaluga. See 2024 aasta august. Ma otsisin kiireid lahendusi. Ma ei tea, maovähenduse operatsiooni kohta guugeldasin. Ja siis vaatasin, mu kehamassi indeks peaks veel tõusma. Et kui palju ma pean juurde mõtma. Et ma saaksin seda lihtsat mingisugust varianti kaaluda. Ma olin ikka mustas augus. Ja see iga päev nõuabki täielikku planeerimist ja pühendamist. Aga mis ma selle 9 päevaga juba siiamaani olen õppinud, on see, et hommikused, liigutused, õues, värske õhu käes, karges õhus olemine annab rohkem energiat. Igasugune selline range, põhjalikum toitumine võib aidata ka erinevate terviseprobleemide puhul. Väsimus ja mingisugused muud nahajädad ja nii edasi. Vaimne tugevus on täpselt sama oluline kui meie füüsiline vorm. Ja ma täna töötan ju selles valdkonnas, ma ikkagi töötan müügis. Vaimne tugevus, võtta neid eisid, liikuda edasi, jõuda nende inimesteni, kes tahavad minuga nagu töötada. Ja distsipliin, see sinu sisemine isiklik distsipliin võimaldab ka sul ületada igasugused muud takistused. Ehk siis 75 hard, 75 päeva
täielikku pühendumust. 100% distsipliin, mis on ka järjepidevuse võti. 2 korda päevas trenni, mis ei ole läbiräägitav. Ja Andy on öelnud selle kohta, see on rohkem kui fitnessi programm. See on eluviis. Inimesed, kes teevad läbi 75 hard väljakutse, teatavad suuremast enesekindlusest, distsipliinist ja elustiili muutustest. Ja see mõjutab sind nagu pikemaajaliselt. See ei ole lihtsalt projekt 10 nädalaga 10 kilo lihtsalt kergemaks. See on see, mis muudab sind sinu nagu sügaval sees. See on see, kus sa võtad vastutuse oma elu eest, oma tulemuste eest, selle eest, et sa oled täna seal, kus sa oled. Sellepärast, et see inimene, kes peeglisse vastu vaatab. Ja tead, mis on hea uudis? See ei pea nii jääma, nii olema. Igal suvalisel ajahetkel sa saad otsustada olla parem versioonis endast. Mõned veebis võib-olla tuntamad Dan Martell, edukas ettevõtja, kes kasutas väljakutset oma äri ja elu transformeerimiseks. Taki Moore, järgmine või ülejärgmine raamat on tema oma. Ka samamoodi ärikoolitaja, kes läbis väljakutse ja jagas oma teekonda tuhandetele. Ja sellest, kes on väljakutse läbi teinud, on selline globaalne kogukond. Miljonid inimesed jagavad sotsiaalmeedias oma saavutusi ja motiveerivad teisi. See ei ole lihtsalt motivatsioon. See ongi päriselt iseloomu kasvatamine. Ja sellel väljakutsel on ka järgmise, tal on ka faas 1, et kui sa teed 75 päeva ära, siis ma ütlen sulle, järgmise 30 päeva on veel raskemad. Siis tuleb väike paus, siis tuleb uus 30 päeva ja siis tuleb pikem paus. Ja enne kui aasta läbi saab, enne kui 365 päeva möödub, sellest päevast, kus sa alustasid esimese päevaga, tuleb üks viimane, final 30 päevane väljakutse veel. Ja siis sa saad öelda, et live hard. Mitte lihtsalt 75 hard, vaid see ongi 365 päeva on muutnud sinu elu. Andy on öelnud seda, et ütle mulle, millised on olnud sinu viimased 1000 päeva ja ma ütlen, kus sa täna oled. Kui sa otsustad järgmised 365 päeva teha midagi teistmoodi, sul ei ole piire, kuhu sa võid jõuda ja mida sa võid saavutada. Kas sina oled valmis? Kas sina oled valmis selleks distsipliiniks ja pühendumiseks, täielikuks keskendumiseks, järjepidevus igal sammul? Kas te saate aru, kui organiseeritum ma olen nagu ka muudes tegevustes, sest ma pean kogu aeg niimoodi olema. Ma pean mõtlema, kuidas kõik need tegevused ära saaks teha. Kuidas see mõjutab ka kõiki minu teisi eluvaldkondi. Nii et kui see sind täna kõnetas, kui see sind päriselt kõnetas, siis selle väljakutse kohta saad lugeda siit Andy Frisella lehelt. Ei, ma ei ole mingi affiliate, ma ei saa mitte midagi selle eest. Ma ütlesin, väljakutse on tasuta. Mine ja tee see läbi. Aga lihtsalt ongi hästi oluline fakt on see, et eks ju enne selle 75 hard väljakutse tegemist või üldse mis tahes treeningprogrammi alustamist konsulteeri oma arsti või tervishoiutöötajaga, et veenduda, kas see sobib sinu tervise ja vajadustega. Ja ära alusta selle 75 hard väljakutsega, kui arst või spetsialist seda ei soovita. Common sense. Common sense. Nii et sul ei ole vaja seda
ideaalset hetke, et alustada. Seda ideaalset hetke ei tule mitte kunagi. Mul ei ole kunagi piisavalt raha, mul ei ole kunagi piisavalt aega, mul ei ole kunagi kõiki võimalusi. Õigeid, sa lihtsalt vajad seda, et sul on otsus. Otsus, ma mõtlen välja. Otsus, see on minu vajalik. Otsus, ma teen selle ära. See on see koht, kus sina sead standardid oma elule. Ja kui sa naudid seda, mis ma sinuga jagan, tunned, et mingisugused asjad, mõtted, mida mina oma elus läbi teen, läbi kogen, on midagi, mis ka sinuga resoneerub. Sest ma olen tegemas üle 1,5 aasta, peaaegu üle 2 aasta kokku panemas taaskord ühte grupiprogrammi väikesele grupile naistest. See saab olema 90-päevane selline intensiivne teekond, 12 nädalat. Ja inspireerituna sellest, et tuli hobuse aasta on algamas, siis programmi nimeks on Istun sadulasse. Muidu oli mul see ChatGPT teadis midagi, mida keegi veel ei tea. Et kui ma seda AI generated pilti tegin, siis ta pani sinna kohe hästi algusesse. Mul on üks kohvitass, mille peal on haararool. Ja see on see koht, kus sa nagu mina juhin oma elu. Mina valin kiiruse, mina valin sihtkoha. Aga tundus, et hobuse aasta puhul võiks selle programmi nimi olla hoopis Istun sadulasse. Kui see võiks olla midagi sinu jaoks, siis mulle väga meeldivad inimesed, kes ütlevad jah, kiiresti, teades, et see on nende jaoks. Aga üldiselt see programm alustab pärast seda, kui ma tulen sealt koolivaheaja reisilt tagasi, ehk siis 9.10. märts. Aga uksed avan võib-olla siis õige pea väiksele seltskonnale, ägedatele naistele, kes on valmis minema. Ja loomulikult olen sinu jaoks olemas, kui sa täna tunned, et sa oled valmis ka pikaajalisemaks üks-ühele coachingu tööks. Täna oli mul hästi armas vestlus. Annika, sa ei lase mul neid lugusid endale rääkida. Et ma võin öelda, et minu tugevuseks on see, et ma sütitan, inspireerin, motiveerin. Aga see kõik on see, et mis tegelikult peaks tulema seespoolt. Aga sa oled oma 5 lähedasema inimese keskmine. Ja kui sa täna ei saa oma perekonda või neid sõpru seal valida, sa saad valida oma virtuaalsed kaaslased. Miks ma olen nii paljudes nagu mentorlusprogrammides? Sellepärast, et kui sa oled ümbritsetud inimestega, kes mõtlevad teisel tasemel, siis ka sina mõtled teisel tasemel. Kui ootus ongi see, et teeme ära, läksime, tule oma tee pealt teest ära, siis isegi kui sul on hirmus, kas sina lähed ja teed. Nii et vaatan, praegu tundub, et ei ole kommentaare. Vähemalt piilun korra veel siia teisse osasse ka. Nii et kui sulle see meeldis, pane like. Ma arvan, et see sai nii hea, et ma panen selle ülesse ka ilmselt oma YouTube'i kanalile. YouTube'i kanalilt sa tegelikult leiad ka selle 52 päeva, 52 nädalat, 52 lugu, videod, raamatuklubi videod leiad sealt, sest siin Facebooki grupis lihtsalt muidu läheb nii mäsuks ära, siis ma lihtsalt panen nad sinna YouTube'i. Alati leiad nad sealt, saad minna vaatama, kuulama
ja ma olen sinu jaoks olemas. Nagu see versioon sinust, kes sa oled mõeldud olema, väärib seda, et sa ütleksid endale jah. Ja läheksid ja hakkaksid pihta. Seega, hoidke mulle pöialt, sõrmi, mida iganes, varbaid ka, et 75 päeva läheks eesmärgipäraselt. Aga samas mul on ka see koht, et kui tuleb mingi, eks ju, failimine, siis see on lihtsalt see koht, kus ma pidin õppima midagi enda kohta. Ja see ei ole elu ja surma küsimus. See on alati see, et siis võta end kokku ja hakka otsast peale. See, et sa ühe korra failid, ei tähenda, et sa järgmine kord ei võiks seda õnnestuda. Ja edukad inimesed tegutsevad kiiresti. Nad teevad palju vigu. Ja siis õpivad neist. Vahel mitu korda. Ja siis teevad uuesti. Nad lihtsalt liiguvad ja jätkavad liikumist. Seega, let's go! Edu on otsus ja igal suvelisel ajahetkel oma elus sina saad otsustada olla parem versioon iseendast. Tšau!